Kui ütleme Norbi strateegias paari sõnaga rääkida, et mis on niisuguse kommunikatsiooniettevõtte puhul, kas see on midagi spetsiifilist või see on ikka klassikaliselt, et kes on meie kliendid, mis on nende vajadus, mis on meie toote, teenuse omadused või on selles midagi spetsiifilist, et kuidas oma strateegiat kirjeldada? Siin ei saa selle küsimusele mustvalgelt vastata. Et ühelt poolt telekommunikatsiooni äri oma olemuselt on päris konservatiivne äri. Et isegi rohkem, et ta on juba niivõrd sarnane oma ärimudeli mõttes, niivõrd sarnane ka teistele infrastruktuuri äridele. Ma ei tea, veemüük, gaasimüük. Ta on muide nagu sama oluline ka. Et selles mõttes nagu majanduskriisid nagu mõjutavad telekommunikatsiooni äri tükk vähem kui mingid muud ärivaldkonda. Et inimesed nagu võivad edasi lükata 2 aastat, ma ei tea, uue auto ostmise või uue külmkapi ostmise, aga helistama nad jäävad. Internetitarbijad üldjuhul nagu jäävad. Et pigem sekretärile jätakse palka tõstmata, aga internetis nagu üles ei öelda üldjuhul. Et selles mõttes nagu ta on ikka suhtes konservatiivne äri iseenesest ja seal nagu sellised väga unikaalsed ärimudelid pigem ei ole. Kas Norbil on mingisuguseid eeskujusid ka, kellest ta tahab olla parem või sarnane või et kuidas te strateegiliselt niimoodi tulevikku vaatate? On teil selles mõttes lihtsam, et teil on võimalik arenenumate turgude kogemust kasutada siin Eestis või on paljus need asjad niimoodi enda leiutatavad ja välja arendatavad? Ei, esiteks nagu me sulaselgelt kasutame standardseid tooteid. Et me ei ole sellise suurusega ettevõtte, et me saaks endale lubada parendada unikaalset asju. Eeskuju mõttes see on päris hea küsimus, ega kui tõtt rääkida mingid nagu eeskuju tüüpi ettevõtted, ma praegu küll ei oskaks nimetada. Aga see ei tähenda seda, et me oleme väga unikaalne ettevõte. Me kindlasti nagu üritame ennast nagu pidevalt benchmarkida mingi teiste ettevõtete vastu. Rohkem pole Skandinaavias. Aga sellised nagu klassikalist eeskuju, mille järgi me nagu iga hommik tuleks tööle, istuks maha ja mõtleks, mida me nüüd teeme nagu paremini kui see ettevõte X, seda küll ei ole.